nagu te kõik mäletate, siis pingelistes Rio EP naiskonnavõistlustel oli Emrich just see, kes oli kõige kindlam meie naiskonnas. Hakkakski sellest peale. Kuidas see kindlus tuleb? No, Irina Emrich on juba kogemustega sportlane, ta on saavutanud mitu tippvõistluste medaleid ja tegelikult sportlane väga hea vehklemistehnika võib-olla ütleks, ma arvan, et üks parimaid vehkleja maailmas. Ja see kindlus, ma arvan, tuleb ikka rohkem kogemustest. On seda võimalik kuidagi arendada, sest enamus spordialasid on huvitatud, et võistleja suudaks maksimaalselt ennast realiseerida tähtsatel võistlustel, eriti nagu need on olümpiamängud. No arendada on tõesti raske, aga see tulebki läbi võistluse. Et kogemused, võistlused, mida kõrgema taseme võistlused toimuvad, seda ongi raskem seda teha. Kas sellise kogemustega tulnud enesekindluse võib asendada ka nooruse uljus ja võib öelda ka nooruse rumalus, et kui vehkleja on võib-olla 18-19 ja ei teagi või ei oska midagi karta, on see sama nagu vanema vehkleja kogemused? Ei, no kogemust ja noored sportlased pole tõesti on, nad veel nagu ei oska karta, nad ei oska karta kaotada, aga sellised inimesed nagu Irina Emrich, tema selja taga on väga rasked võib-olla võidud tehtud ja ma arvan, ta pole tõesti, ta ei karta võita, aga ta ei eksi juba nii palju. Vehklemises on huvitavalt, et on individuaaltreenerid ja on ka naiskonnatreenerid, et millised rollid nad omavad, et kas võib küsida, kumb on tähtsam või kuidas see asi teil jaotatud on? No, koondise peatreeneri roll on korraldada spordilaagrid, loota head tingimust, et sportlased saaks väga hästi ette valmistuda võistlusteks. Ma arvan, et ta loob seda õhkkonda võistkondas, et kõigile tüdrukud tuleks tõesti hea ka omavahel suhelda. Individuaaltreener, ta töötab oma õpilasega ja ta lihvib need oskused, mida ta oskab, mida ta teab ja ikka rohkem nagu töötab individuaaltulemuste järgi, et jah, individuaalvõist. Kas see individuaaltreeneri töö on see rohkem tehniline või ka kehaline ettevalmistus, et kuidas sa hindad, millist rolli mängib kehaline ettevalmistus vehklemises, et vehklemisrada on ju 14 meetrit pikk? Jah, ainult 14 meetrit pikk, aga füüsilised koormused, ma ütleks, et vehklemis on nii väga suured vehklemiskoormus, spordikoormust. Aga see vehklemisvõistluspäev on väga pikk, kui võistlused algavad vara hommikul ja lõpevad väga hilja õhtuga, sa pead olema väga heas spordikus vormis. Teisiti ei saa, tekibki võistluse lõpus tekib see väsimus, kui sa peadki vehklema medali eest võib-olla. Ja kui sa ei olegi heas füüsilises vormis, sa lihtsalt ei jõua. Sa ei jõua võita, sa ei jõua võistleda lõpuni. Jah, vahemärkusena, et kes arvab, et see 14 meetrit ja vehklejad lihtsalt astuvad 2 sammu ettepoole, 2 sammu tahapoole, et võivad rääkida Priidut Pulleritsuga, et kes käis seda vehklemist proovimas ja väsis üsna ära, võiks öelda niimoodi. Jah, see on omamoodi ala. Kui me räägime Rio ettevalmistusest, et siis kuidas see kulges, et kuidas see läks kõik plaanipäraselt? No
arvasime, et peaks nagu minema plaani järgi, aga tuli ikka üks väike meil ootamatu selline, ma ei tea, kus öelda, meil juunikuus toimus Euroopa meistrivõistlus toimus ja me enne Euroopa meistrivõistlust käisime, olime Moskvas laagris. Seal tõesti on väga head, loodud väga head tingimused, kui see on Venemaa olümpiabaas, ta on Moskva lähedal. Ma ütleks, et seal on kolm vehklemissaali, 3 ujulat, head elamistingimused, hea toit, söök on kindlasti ka hea. Ja me arvasime, et peale Euroopa meistrivõistlust me enne olümpiamänge sõidame uuesti selle Moskvasse tagasi. Ja kokkulepe oli ka olemas, et meid oodatakse ja me teeme trenni ja Moskvas või Venemaal on väga head, tugevad sparringpartnerid. Ja kui me käisime esimest kord Moskvas, käisime laagris, olid veel mitte ainult Eesti vehklejad, vaid Jaapanist olid vehklejad ja Ukrainast ka. Et tõesti oli väga hea ettevalmistus enne Euroopa meistrivõistlust. Ja tuligi niimoodi, et me võitsime Euroopa meistrivõistlust juunis 2016, peaaegu natuke enne olümpiamänge sõitu ja siis me saime teada, et Moskva, ma ei tea, kes Moskva spordi ülemused, kes tegelevad vehklemisega, ei taha meid näha laagris enne olümpiamänge. No pole see otsus ei olnud, aga see meie jaoks oli üllatus, et kõik plaanid olid tehtud ja siis tuli välja, et mis edasi saab. Olümpiamänguni jäi 6 aega ja meil ei ole võimalust trenni teha. Ja siis tuli välja, et meie peatreener Kaido Kaaberma hakkaks muretsema, mõtlema, et kus me teeme seda ettevalmistuslaagrit. Ainuke koht, mida me leidsime, see on Tallinn. Ja me tegime Audentse spordi baasil oma treeninglaagrit. Aga suvine aeg, kõigil vehklejad omad plaanid, et kedagi veel eraldi kutsuda meie laagrisse oli väga raske. Ja me leidsime mõned võib-olla 3 Poola juuniori vehklejad, no nende tase ei olnud nii väga tugev meie jaoks, et me saaks oma laagrit nendega koos läbi viia. Ja üks vehkleja oli Leedust ja üks Lätist, ja meie Eesti paremad juuniorid oli ka meiega koos. Ja see võib-olla ongi see, et mis meid nagu segas seda meie olümpia ettevalmistus. Aga ülejäänud asjad nagu klappisid. Et saatus viis kokku teid just sama Venemaaga pronksmedali matšis, et kui oleks toimunud see Moskva laager, kumb oleks rohkem võitnud? Kumb oleks teine teiselt või mõlemad oleks kasu saanud või kuidas suhtuda? Me tunneme see Venemaa koondist ja Vene vehklejad väga hästi. Et me oleme kohtunud mitu korda omavahel matšides ja ma arvan, et see oli märtsis juba 2016, kus me võitsime Hispaanias maailmakarika etappi. Esikoha matš oligi Venemaa vastu. Ja ma arvan, et nemad kardavad meid, meie kardame neid ikka niimoodi, ma arvan. Me oleme samad tugevad ja võib-olla selleski tekib see pinge, et iga matš on väga raske Venemaa vastu võelda. Kas oli siis rohkem selline psühholoogiline paremus, mis aitas Vene naiskonnal see pronksmedali saada Rios? No kui ausalt öelda, siis võib-olla tõesti meil võistkond vehkleb 3 tüdrukut, üks on varus. Ja Venemaa vastu, me väga hästi teadsime, kuidas nende vastu me peame vehklema. Ja üks selline meil vehkleja nagu Julia Belaeva, see ongi selline naine, kelle peale me lootsime, et ta peab vehklema väga hästi Venemaa vastu veelda, aga ei läinud nii hästi, nagu me tahtsime. Ja teine vehkleja,
samamoodi, võib-olla teist oli suur kartus, me väga tahtsime võita, aga teisest küljest me kartsime kaotada. Ja tuligi välja, et me ei hakanud riskima, tüdrukud lihtsalt kartsid minna rünnakusse ja torgata. Me rohkem nagu ootasime, et võib-olla eksivad venelannad, aga seda ei juhtunud. Ja see matš ei õnnestunud nii meil nii hästi. Kas matšide vahel ja matšide ajal on võimalik sellist asjade käiku muuta? Hõigates midagi, soovitades midagi tüdrukutele? No muuta aga raske, aga meil on neljas vehkle on varus. Ainuke võimalus on, kui peatreener näeb, et lihtsalt kellelgi ei tule midagi välja, ta ei torka, ta kardab, ta on närvisked, siis me võime teha seda vahetuse. Ja me tegime Venemaa vastu ka vahetuse, et tõime sisse Kristiina Kuuse, kes ei veelnud 2 esimest kohtumist. Ja ta oli värske ja meie mõttes oli niimoodi, et ta peaks ka hästi Venemaa vastu veelda, aga jälle ei tulnud välja. Võib-olla ta ei olnud valmis selleks, et teda pannakse vehklema selles viimases kohtumis. Ja ta ei toonud neid punkte, mis meil oleks vaja. Sa mainisid, et naiskonna peatreeneri ülesandeks on ka sellise töise õhkkonna loomine, et ajakirjanduses on aeg-ajalt kuulda, et hoopis naiskonnas peaks hoopis teised vehklejad olema. Kuidas sa kirjeldaks, kas naiskond on siis 3 või 4 tüdrukut lihtsalt mingite punktide järgi kokku pandud või on seal mingi ühine hingamine, ühine atmosfäär? No meil on olemas selline loodud selline süsteem, kuidas valitakse sportlased võistkonda. Et 3 esimest numbrit, kes vehklevad võistkonnas, meil on olemas, Eestis on oma selline reitingu tabel, kus nad kogunevad punkte. Ja 3 esimest oligi need, kes olid võistkondas. Ja neljanda vehkleja valib peatreener. Tema otsustega. Ta ise võtab selle otsuse enda peale, et keda ta tahab näha võistkonnas. Ja sel ajal me arvasime, et sinna rohkem nagu sobib Kristiina Kuusk. Aga meil on väga andekas ja tubli noor vehkleja Katrina Lehisk. Ja see oli ka vaidlus, keda võtta, kas Kadrinat või Kristiinat või kedagi muud. Ja Kristiina jäi välja, ma arvan selles mõttes, et ta on veel väga noor. Tal ei ole seda kogemust nagu teistel koondise vehklejatel. Riias olid siiski kõige paremad, kõige õigem valik oli, mis Eestil oli nagu võtta hetkel? Praegu väga raske öelda. Keegi arvab, võib-olla tõesti oleks vaja võistkondas näha Katrina Lehist. Nagu mis tehtud, see on tehtud juba. Praegu midagi parata ei saa. Ja see on peatreeneri otsus, ka mina sellest, ma sinna ei sekku tegelikult. Sa oled Irina Embrichi treener, et kui sa nüüd vaatad edasi lähiaastatele, on teil mingi arutelu olnud juba, mingi kokkuleppe, mitu aastat ta vehkleb Tokyoni välja või sealt edasi? No ja võib-olla ma ütleks, et ta on juba 36 aastane vehkleja, väga head kogemustega. Ja me arutasime see asjaga ja tema vastus oli nagu selline, et kui ma jõuan veel võistkonda nii kaua aidata, siis ma vehklen. Kui ma näen, et ma seda teha ei saa, siis ma lähen ära. Aga sina treenerina pöörad sa nüüd tähelepanu
tema kehaliste võimetele, et need ei hakkaks vanusega langema või tehnika arendamisele või tasakaalus või on mingid eelistused nüüd treeningprotsessis? No minu nagu isikliku treeneri ülesanne oligi, et tema tehnika või tema tulemused ei langeks. No kartus oli küll selline, et võib-olla ma hakkan midagi teda ümber õpetama oma süsteemi järgi, aga ma arvasin, seda ei tohtinud teha enne olümpiat. Ikka me lihtsalt lihvisime need elemendid, mida ta oskas teha ja proovisime teha veel paremini seda ja ma arvan, see tuli välja, minu arvamusest ikka. Aga kehaline ettevalmistus? No kehalise ettevalmistamise kohta väga raske seda arvata, aga treeninglaagritest me ei saanud väga palju seda koormust testa. Me pidime valima seda keskmistest oleks füüsiline vorm oleks hea ja samal ajal tehnika ka ei muutuks kuidagi. Meil oli juttu ennem omavahel, et Iira treeningutest, et kuidas sa need treeningkoormused määrasid, kuidas sa said aru, et nüüd aitab, et mitte enam, et ütled talle, et mine puhka? No võib-olla teises aladest seda teha väga raske, aga vehklemis see on väga, väga kerge tegelikult. Mina nagu tema treener, ma annan talle individuaaltunde, ma näen, kuidas ta liigub, kuidas ta torkab, kui tal kiirus langeb, kui täpsus hakkab muutub kuidagi, et see on kohe näha. See on näha, et inimene on väsinud juba. Ja me tegime niimoodi treeningut, et ma andsin talle nagu rohkem puhkamise aega. Ei olnud midagi teha. Mingid erilisi teste, mingeid mõõtmisi? Treeneri silm on kõige täpsem? Ei, silm on kõige täpsem ikka on. Täpsem on ka treeneri silm kindlasti. Ei. Kui suur on vehklemises vormi kõikumine? Et ühtepidi on see oskus vehelda, mis ilmselt on surmani, teiselt poolt kehaliste võimete tasemed ikka muutuvad, et kuidas see ütleme hooaja jooksul. Et vehklemises on väga raske hoida seda tippvormi aastaringselt ja meil on väga, väga palju maailma karikaetappe ja need ikka toimuvad need tõusud ja langused. No aga tippvehkle ongi see, kes näitab stabiilset tulemust. Et ei ole see, et kui sa vehkled ühel maailma karikaetappil, sa tuled kolme hulga, aga järgmisel sa ei pääse alagrupis edasi. See näitab, et sa ei ole veel väga stabiilne või väga selline hea vehkleja. Ja. Et täna oli juttu ka noorte treeneri tööst, et ma tean, et sul on ka noortegrupid, et kuidas sul õnnestub ühildada, ütleme, tippsportlase treenimine ja noorte treenimine? Ei, no Tartus kuidagi raskelt. Mulle iga aastaga ma mõtlesin, nüüd ma leian endale mingid head poissi või tüdrukut, kellega ma hakkan trenni tegema. See on väga pikk protsess vehklemis. Ei saa aastaga panna seda poissi või tüdrukut ja teha temast kas või Eesti meistrist. Ikka kogemust on vaja kindlasti. Aga mulle meeldib see vehklemine, ma elan selle ala sees nagu ja mulle meeldivad lapsed, aga ma tahaks, et mul tuleks, et ma leiaks mingi endale väga sellise sportlase vaid inimes, kes mulle sobiks. Kui ma näen, et ta sobib mulle, et ta silmad säravad ja tahab trenni teha, ma hakkan kindlasti temaga trenni tegema. Kui seda ei ole, see on lihtsalt selline, kui ma tahan tippu viia. Aga teisest küljest, kui ta ise ei taha seda teha, see on lihtsalt minu aja raiskamine muud midagi. Kui lihtne on sellist särasilmset noort leida?
tänapäeval ju erinevate spordialade vahel on päris suur konkurents ja kõik käivad koolides otsimas ja sellised aktiivsed, vilkad, kiired lapsed on väga nõutud. Ja ühest küljest vehklemine on nagu väga huvitav vana, aga teisest küljest meelitada sinna lapsi rohkem juurde ka väga raske. Et lapsed, neile rohkem meeldivad mängualad, nad tahavad mängida. Vehklemine natuke alguses on väga igav ala, võistlusseis, sammud, mingid väljaasted, see on natuke igav. No ikka me treeningu ajal ka mängime ja teeme midagi muud, aga ikkagi lastele meeldiks rohkem mängida ja me tulemegi nii, kui ma lähen kooli lapsi vaatama, siis tulebki välja, et kõik nagu mille spordialaga tegelevad, kas jalgpall, korvpall, võrkpall, üks kõik, aga ja vehklema tulevad võib-olla need, kes kuhugi nad ei pääsenud võib-olla või nad ei tahtnud minna ja nad tulevad vehklemistrenni. Vot, ma ei tea, milles see koosneb. Pole tõesti reklaama natuke vähese vehklemist räägitud, et miks, ma ei tea. Mul on väga raske selle küsimusele vastata. Kas oled päri sellega, et ma olen kuulnud ühe vehklemistreeneri käest, et sellised hästi aktiivsed ja mitte entusiastlikud, aga kiired ja pidevat tegevust otsivad lapsed vehklemisse ei sobigi, et seal peab olema rahulikult, pikal tasemel natuke. No kiirus peab ka kindlasti olema. Rahulikud lapsed, ei tea, meil on igasugust lapsi ausalt öeldes ja rahulikud ja väga sellised aktiivsed, no vehklemisele kuidagi ei mõju. Ta võib olla aktiivne hea vehkleja ja rahulik hea vehkleja, et kuidas edasi läbi tea. See on rohkem nagu treeneri töö. Mõeldes Eesti EP naiskonna peale, kas lähiaastatel selline medalisadu jätkub? Kindlasti ma arvan, et jääb sama koosseis, mis praegu oli olümpiamängudel ja kindlasti Katrina Lehis, meie noor andekas vehkleja, ma arvan, ta pääseb ka võistkonda kindlasti ja see teeb võistkonda veel kindlam. Et paljud alad kindlasti on kadedad Eestis vehklemisliidu peale ja vehklemise edu peale. Mis on need põhjused võib-olla, et need medalid on tulnud ja nii mehed kui ka naised on edukad? Mõned olulised faktorid? Ma ei oska praegu sellest üldse juhatus. Ei, lihtsalt kas on head treenerid, head sportlased juhtunud, head treeningkeskkond ja finantseering? No, finantseeringust mulle väga raske öelda, aga enne olümpiamängu oli, ma arvan, et finantseering oli väga hea. Ei tohi kurta, et kõik treenerid said maailmakarjatappidel kaasa käia. See juhtub harva, sellest ongi niimoodi raha puudus, et sõidab võistkonnaga ainult peatreener ja teised treenerid lihtsalt ei saa minna raha puuduse tõttu. Ja võt, miks pole tõesti minu jaoks oli hea, et ma käisin koos oma õpilasega võistlustel. Ma nägin, kuidas ta vehkleb. Ma vaatasin vastaseid ka sellest poolest, et olümpiamängudel tuleb sama nendega vehkleja kokku saada. Aga kui ma võistlustele käin, ma ei näe, kuidas sinu õpilane vehkleb ja ainult peatreeneri sõnadest, et kuidas ta läks, sellest on vähe kindlasti. Ja mis on sinu kui kogenud treeneri arvamus, et mis on oluline, et noor eeldustega jõuaks, sportlane jõuaks tippu, jõuaks ka olümpiamängudele, võidaks seal medali? No, ma arvan, siis vehklemis on kindlasti suur roll on treeneri roll. Kuidas ta saab paika panna vehklemist tehnikad või ütleks vehklemist kooli. Sellest kõik algabki. Kui vehklemiskool on vale, väga raske saavutada mingid häid tulemusi.
ja õpilane, kes tegeleb vehklema spordiga, ta tahab ta peab tahtma ise sellega tegelema. Ta peab rohkem tööd tegema, tööd ja veel kord tööd. Nii et sa ka rõhutad noorte treeneri töö kvaliteedi tähtsust. Kindlasti. Et noores peas pannakse alus sellele. Ja võib-olla üks sõna sellest, et kui Eestis on praegu töötavad need treenerid, kes võib-olla alustasid seda tööd juba 20 aastat tagasi ja uut treenerit, ma ei näe praegu, et tuleks neid kõvasti juurde. Et me näeme, et meil on head tulemus, et me saavutame head kohti võistlustel, aga need noored vehklejad, kes võib-olla lõpetavad vehklemist, nad treeneri ametisse nad ei tule. Ma ei tea, miks pärast, pole palk on liiga väike. Ilmselt jah, see keskkond on oluline. Aitäh, Anatoli!